Tervitused Võrumaa Keskraamatukogu konverentsisaalist. Minu nimi on Tuuli Kütt, olen võistluse korraldaja. Tutvustan omaloomingu võistluse žüriid. Esimees Ingo Puljus, Võrumaa Keskraamatukogu direktor. Liikmed Signe Pärnaste, raamatukogu hoidja ja Tuuli Eksin, Kirepi raamatukogu direktor. Kahjuks ei saa me sel aastal teiega näost näkku kohtuda, aga teeme võistlustest kokkuvõtte väikeses videopöördumises. Võrumaa Keskraamatukogu õpilaste 10. omaloomingu võistlusele laekus 27 tööd 5 kooli õpilastelt. Võistlusel osalesid Parksepa keskkooli, Võru Kreutzwaldi kooli, Võru kesklinna kooli, Varstu kooli ja Värska gümnaasiumi õpilased 3.–10. klassini. Võistlustööde tase oli sel aastal ühtlane. On äärmiselt tore, et lapsed oskavad nii ilusasti headusest kirjutada ja sel teemal arutleda. Eestlane on loomult tagasihoidlik ja ei pane tavaliselt oma heategusid tähelegi. Hea saabki olla mitut moodi, aidates abivajajaid, annetades või lihtsalt reegleid järgides igapäevaselt teistega arvestades. Omamoodi oskus on heal ja kurjal vahet teha. Ka see, kui sa ei tee halba, on juba heategu. Tänavune võistlus oli põnev ka seetõttu, et kirjutajate seas oli rohkem poisse kui tüdrukuid. Kõige rohkem võistlustöid, mis olid ka tasemelt väga ühtlaselt, laekus 3. ja 4. klassi õpilastelt. Seetõttu otsustas žürii hinnata selles vanusegrupis jutud ja luuletused eraldi ning anda preemiad välja kummaski žanris. Kui žürii leidis, et võistlustööd on tasavägised, andsime välja mitu samaväärset preemiat. Loen ette võistluse tulemused. 3.–4. klass, jutud. Esimene koht, Gerdo Murde, Hea olemise päev, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Teine koht, Hendrik Jaak Pertel, Hea ja kuri, Varstu kool 4. klass, juhendaja Rita Riisenberg. Teine koht, Hannelora Asi, Keete heategu, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Kolmas koht, Germo Vaab, Minu tore päev, Võru kesklinna kool 4. D-klass, juhendaja Anne Kuklane. Kolmas koht, Brian Tsirk, Kangelane Mikk, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Muinasjutu eripreemia, Evelin Jessica Helena Tereping, Nii vähe on heaks vaja, Varstu kool 4. klass, juhendaja Rita Riisenberg. Luuletused. Esimene koht, Romek Niilo, Nii on olla hea, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Teine koht, Lisandra Tovinen, Hoopis hea on olla hea, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Teine koht, Liiset Abel, Looduse sõber, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Kolmas koht, Natali Kulaga, Hea laps, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Tubli abilise eripreemia, Kersine Todorov, Mulle meeldib olla hea, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. Rõõmsa lapse eripreemia, Helena Karu, Hea on olla igal pool, Parksepa keskkool 3. klass, juhendaja Ene Kärg. 5.–6. klass. Esimene koht, Laura Kirke Pertel, Miks on hea olla hea, Varstu kool 6. klass, juhendaja Rita Riisenberg. Esimene koht, Robert Luik, Minu väike heategu, Võru Kreutzwaldi kool 5. B-klass, juhendaja Raili Leesalu. Teine koht, Nelili Ušujev, Omapärane loom,
Võru Kreutzwaldi kool 5B klass, juhendaja Raili Leesalu. 3. koht Rikko Klaamberg, Väikene linnupoeg. Võru Kreutzwaldi kool 5B klass, juhendaja Raili Leesalu. Hea koka eripreemia Otto Mattias Jõgi, kuidas tavaline tegu võib muutuda heateoks. Võru kesklinna kool 6D klass, juhendaja Anne Kuklane. Hea lapse eripreemia Miia-Maria Pall, kas sa tead? Võru Kreutzwaldi kool 5B klass, juhendaja Raili Leesalu. Väikese filosoofi eripreemia Sten Valge, Headus ja kurjus, Varstu kool 6. klass, juhendaja Rita Riisenberg. 7.–8. klass. Esimene koht Kevin Õis, Kuidas mina hea olen, Värska gümnaasium 7. klass, juhendaja Tiina Purik. Teine koht Hanna Provotorov, Hea on olla hea, Võru Kreutzwaldi kool 8A klass, juhendaja Raili Leesalu. 3. koht Uku Pärtel Raju, Mis on headus, Värska gümnaasium 8. klass, juhendaja Tiina Purik. Loomasõbra eripreemia Mattias Reemann, Kui loomad oskaksid rääkida, Võru Kreutzwaldi kool 7A klass, juhendaja Raili Leesalu. Eriolukorra eripreemia Laur Laanetu, Annetades ja aidates teeme head, Värska gümnaasium 7. klass, juhendaja Tiina Purik. Tubli töömehe eripreemia Richard Seno, Ootamatu lumi, Võru Kreutzwaldi kool 7A klass, juhendaja Raili Leesalu. 10. klass. Esimene koht Tõnu Raudoja, Minna või mitte, Värska gümnaasiumi 10. klass, juhendaja Ilme Hoidmets. Teine koht Sander Toobre, Madis ja Mait, Värska gümnaasium 10. klass, juhendaja Ilme Hoidmets. Seega on võistlustööde tulemused teatavaks tehtud ja nüüd annan sõna žürii liikmetele. Tänan kõiki tänavusest 10. ja ühtlasi viimasest omaloomingu võistlusest osavõtjaid ja õpetajaid, kui ka varasemate aastate võistlustest osavõtjaid ja juhendajaid. Siinkohal väike meenutus läinud aegadest. Omaloomingu võistlusega alustasime 2011. aastal, mil teemaks olid õudusjutud. Tunnustusüritus esimesel raamatukoguööl oli uhke ja pidulik. 2012. aastal kirjutati ulmejutte ja ajakirjas Reaktor avaldati paremat tööd. 2013. aastal pöörasid noored autorid pilgu loodusesse ja žürii sai lugeda, mis nad seal nägid ja tunnetasid. 2014. aastal, mil tähistati Võru linna 230. sünnipäeva, mõtisklesid noored sulesepad kodu tähendusest. 2015. aastal möödus 150 aastat Eduard Vilde sünnist. Sellest inspireerituna sai žürii lugeda põnevaid reisijutte teemal tabatud või tabamata ime. Mereaastat jäävad meenutama võistlustööd teemal Näoga mere poole. Tunnuskirjad jagas kätte unustamatu raamatukogu sõber kapten Artur Ruusmaa. 2017. aastal möödus 105 aastat kevade ilmumisest ja sellest inspireerituna kirjutasid osavõtjad koolilugusid. 2018. aastal pakatasid noorte autorite proosatekstid ja luuleread armastusest loomade vastu. Auhinnad andis üle Valge Tähekiir koos Marko Kalduriga või vastupidi. Möödunud laulu- ja tantsupeo juubeliaasta jutuvõistluse pealkiri oli Laula, laula suukene, karga kabujalakene. Ja oleks see olnud nagu eile, kui siinsamas saalis laulsid kõik Silja Otsari dirigeerimisel
mesipuud. Tänan veel kord kõiki noori autoreid ja nende juhendajad, tänan žüriid, tänan korraldajat ja mitme aasta žürii esimeest Vesta Leesalu. Sel aastal me kahjuks ei näe osavõtjate säravaid silmi, aga selle virtuaalse tervitusega loodame, et teie silmad säravad kodudes. Aitäh kõigile tublidele kirjutajatele. Me teame kõik, et kirjutada koolitööde kõrvalt ei ole kerge, aga ka žürii igal aastal väidab, et ka tööde vahel valida on väga raske. Ja mõtlesin selle aasta teema üle hea on olla hea, et kui lühike sõna on hea, aga kui palju võib sellega öelda. Hea võib olla miski või keegi, hea võib olla toit, hea võib olla ilm või tuju. Ja nagu lastetöödestki lugesime, hea võid olla, kui sa saad sooritada hea teo, aga hea on ka lihtsalt hea inimene. Ja hea inimene kiirgab headust ja see muudab ka kõik ümbritseva veelgi paremaks. Lõpetuseks loen ette Parksepa keskkooli 3. klassi õpilase Roomek Niilo luuletuse Nii on olla hea. Hea on teha teistel head, seda tean ma hästi. Vahel sügan lihtsalt tõusen püsti. Emme issi teadmata, teen ma vaikselt pätti. Hea on vennal aidata, saada kommid kätte. Treeneril ma trenni lõpus korjan kokku koonused. Tuju on siis väga lõbus, hoian ennast toonuses. Emme vastu olen hea, siis kui korda pean. Toa teen puhtaks, nõud viin ära. Väldin müra, ei tee kära. Õpetajat üllatama, olen ikka meister. Soovitan ma ikka olla hea ka kõigil teistel.